kõigile, teiega Kristal ja täna on juba 2. november ja siin ongi tänased 3 kaarti. Valige siis kas üks kaart või soovige oma 3 soovi või hoopis küsige oma 3 küsimust. Ja kuulake, mis kaartid teile öelda on. Ja tänase päeva esimene kaart on keisrinna. Keisrinna on fantastiline kaart. See võib sümboliseerida rasedust või kõike. See on samamoodi kui külluse kaart. See on kaart, mis näitab, et kõik on hästi, teid valitseb küllus, see on otseses mõttes. Võimalik on ka suure rahasumma saamine või mõne väga hea uudise kuuldavaks tulemine. Aga enne kõike see kaart siiski tähendab seda, et need on need kingitused universumilt ja need ongi sellised kingitused, mis on teile, kuna te seda väärite. Kuna tegemist on päevakaardiga, siis võib olla ka, et väga naiseliku naisterahvaga võib tegemist olla tänase päeva jooksul, kes on siis ametilt kas kokk, kondiiter, ilutegija või tunnete ennast siis ise nagu kuninganna. Keisrinna, see ongi külluse kaart. Samamoodi ka lahke kaart, et tõenäoliselt tõesti, kas te saate suure kingituse või tuleb teile kuskil suur rahasumma või siis äärmisel juhul projekt, mis siis tõotab teile väga palju kasulikku. Ja tänase päeva teine kaart on müntide 10. Müntide 10 on samamoodi tegelikult külluse kaart, see on väikeste arkaanide numeratsiooni kõige viimane kaart, see tähendab, et kaart juba iseenesest tähendab küllus, see tähendab õnnelikku aega, perega, meeldivat ajaveetmist. Kui te küsite finantsiliselt, siis jah, finantsiliselt on ka kõik korras. Tööalaselt olete jõudnud sinna punkti, mis teile ära tasub. Armastus, nagu need. Kõik on väga-väga hästi. Ja tänane 3. kaart on täht. Soovi täitumine. Võimalik on ka, et särate olete kuskil tähelepanu keskpunktis või hoopis kuulsusega kohtumine. Blogijatele tähendab see kaart populaarsust. Aga ennekõike on täht ka soovi täitumine või siis kuulsusega kohtumine või võib-olla lähete kontserdile. Sellised on tänased 3 kaarti meil siin ja kohtume juba homme.